raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, Vaba Sõna stuudios taas Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ja täna räägime aasta esimeses saates ühest naljakast teemast, nimelt Eesti 200 nimevahetuse plaanist. Siis räägime tõsisematel teemadel nagu massimigratsiooni hädaohust ja riigi ja elanike valmisolekust kriisideks. Evelin, sina jälgisid ka siis meie kõrgetel kohtadel olevate persoonide kõnesid. Uue aasta alguse puhul mulle jäi rohkem silma Lauri Hussari kõne, sellepärast, et milline paatos võetakse ette, et kuidas tema on, kuidas tema nagu majakas või siis valitsus on nagu majakas, mis näitab teed laevadele. Vägeva kujundi on küll püsti pannud, et häda on ainult selles, et ta ise ei ole mingi majakas, vaid uppuv laev, mis kus vesi voolab kohinal sisse, seal ei ole ühtegi veekindlat vaheseina ka. Lihtsalt on nagu seltskond, kes istub seal nagu Titanicu peal aga miskipärast tahavad nad nagu veel peo ka püsti panna enne seda ja sellepärast satuvad pidevalt viinaninadena kusagil ajakirjanduse veergudesse, viimati seoses siis Tiibeti eksiilvalitsuse juurde tehtud visiidiga, kus ka mina osalesin, et seal see napsuskandaal oli tõsine ja mitte ainult Juku-Kalle, vaid seal oli teisigi, kellel oli napsuprobleem. Aga Evelin, kas Hussaril endal siis ei ole napsuprobleemi, et kaine peaga ei saa ju sellist juttu rääkida? Ja tere ka minu poolt ja soovin kõigile algavat uut aastat ja harjutage juba vaikselt, et enam ei kirjuta 2025, vaid 2026. Ja tõesti veel, kui edasi minna selle teemaga, et aastavahetus ja uus aasta toob kaasa endaga igasuguseid huvitavaid ja paatoslikke kõnesid ja Hussari puhul rääkida majakaks olemisest ja mõelda, millega nad nagu hakkama saavad, et kas see siis tähendab seda, et nad plingivad seda valgust teistele omasugustele, kes on alkoholijoobes kuhugi eksinud. Matas ja lihtsalt ei annab nii palju ruumi ettekujutamaks, kuidas Eesti 200-st on mingi majakas saanud. Ega see kuluks ära küll ikkagi, et nagu keegi plingiks valgust, et kas või Riigikogu majja jõuda, kui nina on likku pandud ja nojah, et see on ikka probleem küll ja tegelikult Juku-Kalle on ka probleem, mille, ta on lihtsalt nii vana probleem, et meie jaoks ei ole see üllatus, et pralle käib igal päeval on seal õlled ees ja jomin sees. Ma ütleks, et tegelikult Riigikogus ei olnud seda probleemi enne, kui Juku tuli, et siis hakkas ikka kõva lahmamine pihta. Jah, et ma ütlengi, et nad saavad muidugi, mulle tundub, et juba nad saavad natukene ise ka aru, et midagi on viltu, et midagi peaks muutma ja esmane selline, tundub, et suur mõte on tekkinud muuta nime, et äkki läheb erakonnas asjad paremini, kui me nimetame selle lapsukese kuidagi ilusama nimega, et Eesti kained 200 või siin. Aga kuule, seal sotsiaalmeedias, kui sa selle sama küsimuse esitasid, läks parajaks mölluks, et Irvhammastelt tuli palju uusi ideid. Muide, ja ma kutsun ka kuulajaid kohe üles, et meil on näoraamatus selline siis koht vestlussaade Vaba Sõna, minge kommenteerige, aidake ka Eesti 200 neile uut nime leida. Aga millised variandid on juba välja käidud, Evelin? Ja mulle ka endale pakkus nagu üllatust, et inimesed on nii kaasa elavad ja kohe lühikese ajaga tuli väga palju nimepakkumisi. Kõigepealt üks populaarsemaid pakkumisi oli Juhaidi partei, siis Eesti 0,02%. Veel leiti, et Juhaidi Aida
ja kõdunemine 200, Eesti 2-0, et kõige lihtsam on see, et kui natukene modifitseerid seda varasemat nime, et Eesti 200. 2-0 on nagu arusaadav küll, loogiline. Just, et võtad selle 2 ära, teed nime lühemaks. 2-0, rahvasuus ka 2-0. Ja vaatan ka siin on ikkagi päris Eesti 0,02 promilli. Et no ma ütlen, et Eesti rahvas on väga vaimukas ja häid nimesid on väga-väga palju. Ja veel üks hästi tore soovitus siis mineviku möödanik 200-ga. Pikk plaan, muidugi pikk plaan, jah. Aga no sellist käkaskaela kukkumist Eestis on olnud. Igal juhul üks juhtumeid oli ka Res Publica tormiline tulek, mis puhuti täis nagu õhupall. Nad said väga palju kohti Riigikogus, andsid väga võimsaid lubadusi ja juba mõne aastaga olid nad raginal kukkunud sinna olemasolu piirile samamoodi. Ei ole esimest korda, et need liberaalsete parteide nagu sellised täispuhutud mänguasjad, nendega on nii olnud, et eks siis praegu ju puhutakse täis parempoolseid sõna otseses mõttes, sest hiiglaslikud 100 000 tulevad näiteks puiduettevõtjatelt, graanuli omanike firmadelt, kasiinoärimeestelt, et tehke see partei kas või jõuga valmis, meil on teid vaja, meil on vaja seda, kes konservatiividelt ääri ära võtaks, EKRE-lt ääri ära võtaks, tehtagu kohver on siin, tegutsege. Jaa, aga ega need numbrid ei ole ju ainult numbrid. Järgmisel aastal, nüüd me võime juba rääkida, et järgmisel aastal on Riigikogu valimised ja Eesti 200 on ju täis ambitsioonikaid noori poliitikuid, kes ei rahuldu sellega, et Eesti 200 vajub ajaloo prügikasti, vaid neil on kindlasti uued plaanid, kellega liituda, kes siis võimaldab neil seda poliitiku karjääri edasi teha, kas siis minnakse ära Reformierakonna juurde, kuigi Reformierakonnal on ka ju, ütleme, vesi ahjus, et 10%. Nad ei taha koormat, sest see tõmbab neid sügavamale mutta, aga imelik on see, kuidas Pakosta, meie justiits- ja digiminister, Eesti 200 juhatuse liige ütles, et aga ühinemiseks ei peagi olema sarnaste vaadetega partei. Jah, ärge te jumala pärast EKRE-sse tulge. Ei, ta juba ta käratas, nagu oleks tema maailma naba, nagu ta oleks sama palju võimu kui Trumpil praegu, ütles, et nagu EKRE-t nad ikkagi ei taha. Et nagu neil oleks see positsioon, kust nemad kutsuvad inimesi, kellega liituda. Et jumal küll, pole vastandlikumat parteid EKRE-le kui Eesti 200, kes ei ole muud kui, nüüd võib nimetada ühiksparteiks tegelikult teiste liberaalidega, aga ta on nende kõige hullem sabaots ja kes ei püsi kainena ka enam. Ja vaatame, mida nad on siis teinud, et oma reitinguid parandada, et Tsahkna tuli välja ideega alustada läbirääkimise eutanaasia seadustamise osas, et alustame siis ühiskonnas debatti, tundub, et see nagu kõige suurem mure hetkel. Meil on majanduslangus, meil on inflatsioon, meil on demograafia kriis ja korraga tuleb siis Eesti 200 superstaar ja räägib, et kuulge, et hakkaks nagu seda eutanaasiat ellu viima või. Aga nad ongi kõige absurdsem partei sellega, et nad on nagu uskunud sellesse progressivismi vältimatusse edusse, selles mõttes nad ise oma peaga ei mõtle, nad on lootnud, et kogu aeg USA-st keegi patsutab neid ja ütleb, et vot Eesti 200 ja sellised Eesti progressiivid ja sealt tuleb kuskilt raha fondikeste kaudu, et nad on nagu eriti müüdavatest Eesti parteidest ja poliitikutest veel eriti müüdav seltskond, aga näed, lihtsalt nad on, ega sellest üksi ei piisa, on mõistust vaja ja isegi kurja tegemiseks on mõistust vaja, neil ei ole seda ka. No ikka on nii palju, et Pakosta ju veab pidevalt sinna Riigikokku uusi eelnõusid, mis puudutavad seda nõusoleku seadust. Tulevad oma jutuga, et seksiks on vaja nõusolekut, aga
seda, et nad meile idiootlikke seadusi seal ette valmistavad, selleks ei küsita meie nõusolekut ja ei ole ka nõusolekut, sest kui erakonna toetus on seal 2% juures. Juba on üks. Pärast seda joomaskandaali on nad ühe peale kukkunud, neil oli natukene üle 1 varemini, et siis täismäng ongi siis Eesti, mis sa ütlesidki, 0,0 partei. 0,2. 2-0. Või on promillipartei, et ei saa enam protsendiprotsent. 2-0, aga nüüd korra tõsisemaks minnes, et normaalsetes riikides on ikkagi niimoodi, et on erakorralised valimised, kui valitsus täielikult kaotab jalgealuse. Et selles mõttes peaks mingi mehhanism olema, et esile kutsuda erakorralisi valimisi puhkudel, et Eestis on see umbes nii, et valeta enne valimisi, korralda üks Stroomi ranna või Prigožini skandaal, lase siis oma taskumeedial seda võimendada ja ongi kõik, võit on käes, eks ole, ja 4 aastat teeme milliseid kurjetegusid tahes, et ei ole mehhanismi nende vahepealseks vahevalimisteks, erakorralisteks valimisteks, et just praegu on näha, et kui palju seda kõike vaja oleks. Ega siis muud ei olegi, et kui EKRE saab võimule, tuleb kõik need jaburad kõik need jaburad seadused tühistada. Ma ütlengi, alates seal vihakõnest ja automaksust ja kõikidest teistest rumalustest. Aga ohtlik on ka, ma ütlen, välispoliitiliselt on ohtlik, kui nii tuhm inimene on välisminister nagu Tsahkna, kes on lihtsalt tuhmimast tuhmim ja teeb ka ohtlikke asju meie liitlaste suhtes. Vaata, mida Jürgen Ligi kogu aeg sõimab USA-d, ütleb, et meil ei ole enam liitlasi, käigu nad kuu peale. Läheb isegi Belgia saatkonna lehele sõimama ameeriklasi USA saatkonna lehele, et paistab, et nagu oleks rohud võtmata. Et see ohustab meie turvalisust, julgeolekupoliitikat, et nii rumalad poliitikud möllavad seal kriisi ajal, väsimatult teevad sigadusi, lõhuvad liitlassuhteid. Nii et ma olen päris mures, et siin sai küll Eesti 200 üle nalja tehtud, aga olukord on muret tekitav. Evelin, aga jätame siis Eesti 200 pead murdma oma uue nime ja ideoloogia osas ja käime korraks ka väiksel pausil. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed, räägivad poliitika teemadel, nagu ikka, igal laupäeval kell 12 Tre raadio sagedustel ja uutes uudistes oleme alati üleval. Ja muidugi, nagu ma täna ütlesin, meil on ka Facebooki lehekülg Näoraamat, õieti, kui kenas eesti keeles öelda. Ja seal on vestlussaade Vaba Sõna, minge sinna ja tehke oma ettepanekuid ja kuidas Eesti 200 võiks endale siis oma uue nime võtta. Aga Evelin, üks huvitav uudis oli just värskelt väljas. Nimelt oma uksed sulgeb selline kaubamärk nagu Eesti Päevaleht. Muidugi seletati, et küll need ajakirjanikud jäävad tööle ja kõik tõstetakse Delfi erinevate kategooriate all, aga ikkagi midagi märgilist juhtus. No järelikult ei läinud hästi, järelikult ei olnud lugejaid piisavalt, ega siis niisama mingid töötavad kanalit või meediaartiklit kinni ei panda ja tõesti väga tore uudis, et Eesti Päevaleht lõpetab siis oma tegevuse või et Delfi lõpetab selle Päevalehe nime all enda, tähendab kaubamärgi all, võiks öelda niimoodi õige, kaubamärgi tegevuse ja ma usun, et mõned punased saadetakse ka tootvale tööle, sest ma ei imestan, Päevaleht ei ole olnud ju ammu mingi tasakaalustatud päevaleht, vaid ikkagi tegu on sellise propagandakanaliga, eriti just vasakliberaalse propagandakanaliga ja seal teame isegi, et kui sa tahad
konservatiivseid vaateid avaldada või oma arvamusartikleid avaldada, siis nad ütlevad sulle otse välja, et nad ei avalda, sest see ei kattu nende maailmavaatega. Ja või mingeid ettekäändeid viskavad, et ma toome mõned konkreetsed näited, meil on nii palju kogemusi ja meie tuttavatel ja sõpradel ja poliitikutel, kuidas EPL tõrjub nende vaateid, aga lihtsalt näiteks eelmise aasta vahetusel oli see kurikuulus drag show ja sina ise pakkusid ju neile artiklit, et selle kriitilist artiklit, mida vastas siis proua Paris? Nad ütleski, et nad ei ava seda teemat, et nemad ei räägi sellest ja sellest on juba küllalt räägitud. Terve riik räägib, aga vaat nemad ei räägi ja meie vaatenurgast ammugi. Ja et see vist ei pidavat ka avalikkusele eriti huvi pakkuma, samas terve riik rääkis ja minu meelest sellel oli ka mõju. See aasta enam ei näidatud neid jälkusi, lapsi ei loobitud vastu lavapõrandaid, aga ikkagi ka need teemade valik ja rõhuasetus on ju alati nii silmatorkavalt kallutatud ja vaata ka, kes sinna ju kutsutakse intervjuusid andma, et viimati oli Indrek Tarand, kes rääkis, kuidas temast võiks saada president. Ta võiks kaineks saada, jah, siis äkki hakkab mõtlema elu järele. Ja siis Sven Mikser, suur intervjuu, et sa võtad nagu Urmas Paet, jälle presidendikandidaat, no Vilja Kiisler, teda nimetatakse nagu lausa poliithüääniks mõnedes ringkondades, et täiesti nagu äärmuslasest ajakirjanik. Ja EPL tegi ka seda faktikontrolli ja minu meelest faktide kontrollimise asemel anti tegelikult hinnanguid ja ka isegi kui oli mustvalgel kirjas, et see fakt on selline, siis EPL, kui see ei läinud kokku liberaalse vasakäärmusliku maailmavaatega, öeldi, et nii ja naa ja ikkagi pigem see fakt kehtib teatud tingimustel, et nad ei suutnud ka siis öelda, et või kontrollida fakte, nii et see nagu tõele vastaks, et sellist kallutatust oli, ütleme, väljakannatamatu. See oli väljakannatamatu ja ma tegelikult imestan, et Hans Luik nii süüdimatult vasakäärmuslaste kampa seal üleval pidas, et kogu aeg nende tiraažid langesid, igas mõttes vaatajaskond langes, tiraaž langes ja said mida välja teenisid ja ausalt öeldes ma arvan, et EKRE survel oli ka oma roll selles, sest me oleme paljastanud neid kogu aeg, öelnud, et see on valeuudiste vabrik või desinformatsiooni ja ta valetab, mis pärast? Ta valetab sellepärast, et on sõltumatu meedia. Ei, ta oli täielikult sõltuv oma vasakliberaalsest toimetusest. Vahel harva lubati mõni konservatiivne vaade, et teeselda, et nad on sõltumatu, aga see on minust alatu, et sa teeskled. Võtame uued uudised, me ei teeskle, et me oleme keegi teine, me oleme rahvuskonservatiivne portaal. Aga EPL oleks pidanud sinna päisesse ütlema, et aus vasakpoolne ajakirjandus loe meid, eks ole, siis ei oleks keegi lugenud, aga nad viisid seda pettust läbi, kuni kukkusid kokku oma kaubamärgi all. Ja kõik need, et ka teemade valik ja rõhuasetus oli alati kallutatud, ükskõik mis teemadel võis rääkida, kas rohepöördest või sõnavabadusest või valimiste usaldusväärsusest või väärtusküsimustest, et alati oli see vasakliberaalne nurgakivi seal all, et kõik ja oligi selline arvamus, et kas oli vasakliberaalne vaatenurk või oli vale, et kas sa oled meiega nõus või on sul vale arvamus, et sellist teist varianti ei olnud. Oleks nad olnud ausad, et kirjutad, me oleme vasakpoolsed, sest näiteks Suurbritannias on The Telegraph, väga korralik parempoolne väljaanne, ega nad ei häbene seda. Ja siis on Independentid ja teised Guardianid, mis on seal vasakpoolsed, liberaalsed ja kõigil on selge, mida nad saavad sealt. Ja Eestis on see pilt läinud nagu normaalsemaks, selles mõttes Postimees on ikkagi liikunud normaalsuse suunas. Ma ütlen normaalsuse suunas, sest ma pean lihtsalt tänapäeva Eesti rahvuskonservatiivsust normaalsuse esindajateks. Need samad EPL-i omad püüdsid meid maalida äärmuslasteks, ise tegelesid seal laste müügi ja ostu õigustamisega ja ajasid äärmiselt hullu juttu
aga ma ütleks, et mis minu soovitus on, et esiteks muidugi võib-olla on Hašhaš Luik terava ninaga tegelasena haistnud, et enam ei ole kasulik olla vasakäärmuslik, et äkki nad lähevad natukene normaalsemaks, aga vaatame-näeme, ma ei oska öelda. Aga teiseks, ma ütlen senikaua, kui nad ei lähe normaalsemaks, ärge ostke sinna reklaami, sest need tema kanalid toituvad reklaamist, kellel see võimalus muidugi on, eks ole, kõigil ei ole võimalik oma firmas valida. Aga kui teil on võimalik ja reklaamiraha vähe, valige normaalsemaid, konservatiivsemaid väljaandeid, kus oma reklaami avaldada, jätke nad karistuseks oma vasakäärmusluse pärast ilma oma reklaamirahadest, see oleks üks oluline moment. Ja, et nüüd nähtavasti see osa sellest seltskonnast, kes olid Eesti Päevalehe kaubamärgi all, liiguvad siis sinna Delfi alla, nad nähtavasti võivad ka püüda oma karva värvida, nii nagu Eesti 200 püüab oma nime muuta, et teha maskeeruda, et inimesed ei saa aru, et ajupesu tuleb sellest kontorist, aga jah, EPL pani otse sellist ajupesu. Delfil on võib-olla see teemade käsitlus natukene laiapindsem ja et sinna vahele ära peita selline suunamudimine, et kas sa oled vasakliberaalne või sa oled nagu nad naeruvääristasid konservatiivseid väärtusi, naeruvääristati üldse teisi väärtusi, sul pidigi ainult olema vasakliberaalne. See oli nagu mingi Sorose fondi osakond, päris kole vaatepilt ja mul lihtsalt valus vaadata, kuidas kunagi 47 aastat marksismis virelenud Eesti, et läheb jälle marksistlikuks, lihtsalt õudne. Aga ma toon veel näite, et kas siis Maaleht, mis oli vanasti üks normaalsemaid lehti, on nüüd siis nii-öelda normaalsuse esindaja, ta ei avalda isegi sinu tuuleparkide teemalisi artikleid. Mingid vasakäärmuslased lällavad seal lihtsalt. Tegelikult on see kuritegu, mis nad teevad. Eesti Päevaleht oli ju kunagi väga, soliidne ajaleht. Oli tasakaalustatud ajakirjandus, oli professionaalne, nad lörtsisid ära. Isegi Mart Helme kirjutas kunagi seal kõvasid artikleid ja kõik on ära lörtsitud, mida nad saavad. Ja nad lörtsivad Maalehega ära. Aga mida siin riigis ei ole lörtsitud, et kuulsime, Hussar on lörtsinud ära parlamendi, eks. Ajakirjandus on marksistide poolt üle võetud, et Delfi on poolmarksistlik vähemasti. ETV on ära lörtsitud. ER on ära lörtsitud. Varsti lörtsitakse meie maastikud ära tuugenitega, jah. Jälkide tuugeni monstrumitega. Meie energia on ära, energeetika on ära lörtsitud. Majandus on ära lörtsitud, et kahju kohe rääkida uue aasta alguses, aga nii lihtsalt on ja me ei saa ilustada seda, mis ei ole ilus. Me võime endale oma väikest paradiisi ehitada oma kodus ja seal võib väga ilus olla. Nad tulevad ja lörtsivad oma tuugenitega su ilusa kodu ja maastiku ära. Tulevad maale sulle ka järgi sinna samasse looduskaitsealale, kuhu sa oled endale majakese ehitanud, nad tulevad sinna järgi sulle. Nad tulevad kallale ka suurperedele, võttes ära neilt need lastetoetused, võttes ära erinevad soodustused, nad ei lase sul enam liikuda, kehtestades teeb automaksu, nüüd tuleb ka maamaksu tõus, et nad lörtsivad kõik see jõuab ära. Meie juurde, et poliitika leiab meie juurde tee, paraku ka kaugele maasoppi, maapiirkonda, kuhu inimesed ongi läinud selleks, et nautida linnulaulu omaette olekut, et lollusi mitte näha, et võõraid rahvusi mitte näha, kogu aeg oma seljas oma reegleid kehtestamas. Nii et kui me läheksimegi Evelin immigratsiooni teema juurde, sest seda teemat ajendas meil rääkima üks artikkel Postimehes, mis just ilmus, Ene-Margit Tiitsu Sulest, kes on emeriitprofessor, statistik, väga tõsine ka demograafia hindaja ja see Postimehe artikli pealkiri oli rahvastiku muredest kaine pilguga, kus ta ütles, et pealkirjas, et oht on asendada üht tulekahju teisega. Ja siis ta ütleb väga ilusti, et võõrkeelsete ja võõrmeelsete sisserändajatega seotud mured ei tarvitse piirduda keeleõppe lõimimise kulukuse ja keerukusega. Et vaadates, mis välismaal toimub, ta ütles, et asi läheb hulluks. Ja üks hirmutav number, ta ütles, et kui nüüd selle ärikate ja reformikate survel
tõstetakse sisserände kvooti 3 korda, et siis me oleme selle numbri täitumiselt 7 aasta pärast kindlasti pealinnas vähemuses. No mis võib olla veel hullem asi, kui pealinnas vähemuseks jääda, sama nagu okupatsiooni ajal, et nende poliitika lihtsalt hävitab riigi ja see on nagu täiendus sellele, mis me ütlesime, et poliitika tuleb meile kohale, meie pealinn lihtsalt väärastatakse ära, eestlased tõrjutakse kõrvale. Ütle oma emotsionaalset seisukohalt, kuidas sulle tunduvad Tallinna kaubanduskeskused, on need Eesti-pärased või? No ei, juba kuuled igal pool, ka maal juba kuuled kaubanduskeskustes vene keelt, näed vene müüjaid, kõik. Aru, nad ei saa eesti keeles. Kõik ongi teenindussektor on võõrkeelseid inimesi täis ja mis veel, et järjest enam ju ennustatakse seda, et lapsi sünnib järjest vähem. Praegust on see olnud 9000 kandis, nähakse ette, et paari aasta pärast on see juba 7000 kandis ja see on probleem. Meil oli kunagi ka rahvastikuminister, nüüd ei ole, isegi see uus Kristen Michali valitsus nad ei kordagi ei märkinud oma koalitsioonilepingus ka sellist sõna nagu rahvastikukriis või demograafiakriis ja veel, meil ei ole vaja rahvast juurde, et ühiskond toimiks, et oleks pensionid makstud ja kõik nagu samal viisil toimiks, meil on vaja normaalset rahvastikupüramiidi, nii et noori, lapsi oleks kõige rohkem ja tipus oleks need vanurid, need, keda siis peab tugevam ja tervem ühiskond üleval pidama, aga nüüd, kui tehakse see, ütleme mõnes mõttes see nagu doonorlus, meile tuuakse rahvast üle piiri juurde, aga nemad ju, ka statistika näitab, ei saa lapsi nii palju, kui on kohalikud inimesed. Välja arvatud need ülalpeetavad nõndanimetatud põgenikud. No jah, näiteks ukrainlaste see sündivus on veel madalam kui eestlased. Ja ka need statistikad, et venelastel on sündivus madalam, et kasvatab seda põhimassi, lapsi ei kasvata juurde nii, et lõpuks on meil neid pensioniealisi hästi palju ja lapsi ikkagi on vähe, sest sisserändajad saavad vähe lapsi, aga sina räägid nendest, kes Soomes ja kes käivad ringi no see on Lääne-Euroopa katastroof, jah. Et kui me Soomes näeme neid suurte laste vankritega moslemeid, et nemad... Rõhuv enamus on üleval peetavad rahva raha eest, et see on täielik et sellepärast need riigid manduvadki, et neid ei kasvata kultuuri, nad räägivad mingisugust tihtipeale kohutavalt halba soome keelt, et see kultuuri allakäik juba võõramaalaste tõttu, pluss siis tohutud miljardid, mis pumbatakse neile. USA alles ju keeb, kuidas somaallased kvantisid kõrvale. Suhteliselt väike Somaalia kogukond suutis miljardeid lihtsalt välja petta riigilt. Ja mitte ainult see sündivuse probleem ei ole probleem, vaid ka see, et Eesti inimesed lahkuvad riigist, ei ole piisavalt kvaliteetseid töötingimusi, mujal maailmas on juba kergem hakkama saada, näiteks statistika näitab, et aastatel 2019 kuni 2023 lahkus Eestist 60 000 inimest ja samas tuli Eestisse 68 000 inimest, et selles suhtes rände najal meie rahvastik küll kasvab, aga need ei ole enam ju eestlased. See on ju kunstlik ja seda artiklit soovitan lugeda teile, mis puudutas siis Ene-Margit Tiidu sõnumeid, seal oli väga hästi ka see teema välja toodud. Ma toon omalt poolt veel rändesaldo numbri, see on kõige olulisem number, sest palju sisse ja välja tuleb, sellest ju sõltub saldo. Nii et 2020 kuni 2024 tuldi kolmandatest riikidest ehk väljastpoolt Euroopa Liitu rohkem sisse 63 700, ehk siis nii palju oli neid rohkem sissetulijaid kui väljaminijaid, mis on ikka Eesti jaoks kosmiliselt kõrge number. Arvatavasti on siin veel statistikast välja jäänuid palju. Aga sa näedki, nad vahetavad meid välja, et 60 000
eestlast läheb eest ära ja siis tuuakse meil 68,000–70,000 välismaalast sisse. Nende keeleõpe, noh, ma ütlengi, et nende integreerimisega me ei tule enam ammu toime ja nad ei näe ka mingit motivatsiooni, kui nende keskkond, keelekeskkond, töökeskkond on kõik kas inglise või venekeelne, pigem nüüd viimasel ajal venekeelne, et sa näedki, et hääbume, rahvastik vahetatakse välja, et Eestis ja 27 korda rohkem on tulnud kolmandatest riikidest kui Euroopa Liidu riikidest. Noh, ütleme siis Lätist, Soomest, Rootsist veel kusagilt. Et noh, meid vahetatakse välja. Ja me juba näeme ka moslemi peakatetega naisi tänavatel. Väga paljuna. Just ma vaatasin jõulude aegu Jyskis ostasid hulk hinduvälimusega perekondi omale esmatarbe majapidamise vahendid. Mõtlesin, no näed, tulevad uued pered, neil on vaja osta kaubanduskeskusest lõikelauda ja nõusid. Oli näha, et nad turistid ei olnud, et massiliselt tuleb ka Araabia suunal Araabia siis erinevaid islami taustaga inimesi. Ja ma toongi siia juurde kaitsepolitsei aastaraamatu raporti, et meil on plahvatuslikult kasvanud moslemi kogukond. Kui veel aastaid tagasi siin oli 1500 inimest ja nüüd on lühikese ajaga on neid juba 10 000. Ja huvitav näide, head kuulajad, Läti on meist tugevasti ette läinud tänu sellele paremuse suunas, et neil on range rahvastikupoliitika. Näiteks, kui me taas iseseisvusime, sellel ajal oli väljaspool Eestit sündinud inimeste arv 26%. Siis see langes meil järjekindlalt, sest no vahepeal aeti ka rangemat rahvastikupoliitikat, siis olime me 14 peal 2017. aastaks, aga siis kui Reformierakond jälle kõik luugid lahti lõi, siis tõusime 18% peale. Et me oleme tagurpidi teel ikka väga tugevalt ja Lätis on jäänud väljaspool riiki sündinud inimeste arvuks nüüd umbes 13% või alla selle. Ma arvan, et nüüd juba 12%. No ukrainlaste tulekuga võib-olla muudatused, aga siiski seda on ju 5-6% vähem kui Eestis. Ja siin on veel teised tagajärjed, et kui me vaatame töötust, siis need väljaspoolt tulijad tulevad tihti väga lihtsate tööde peale, mis võtavad omakorda meie noortelt ju tööd ära. Meie noored on tihti, kas nad siis on kuskil laos tööl või kuskil ettekandjatena või teevad selliseid kergemaid, lihtsamaid töid, aga nüüd nad ei pääse sinna tööturule, sest neid odavamaid ja lihtsamaid töid teevad võõrtööjõud. No vaata, kuidas ülevalt juhitakse, nii ka all toimub, et ma saan ikka täiesti jahmatavaid kogemusi aeg-ajalt. Käisime siin mõned aastad tagasi näiteks Valgas kutseõppekeskuses, ilusti majad läikima löödud, täitsa tore kutseõppekeskus, vaatan seina peal reklaamid, et tulge meile siia kutseõppekeskusesse, no Aafrikast kutsuti inimesi ja oligi, siis suvalised inimesed olid kuskilt Kesk-Aafrikast sinna tulnud, ülerahvastatud Aafrika riikidest, et Valga kutseõppekeskus, ärge arvake, et ei tule ükskõik kuhu neid. Ei no ongi, ma vaatasin, et mingi uurimustöö või teadustöö, mingi hindu uuris eestlaste toitumisharjumusi, et anna armu. Vaadake, TTÜ, Eesti ülikoolid on muudetud Lumumba ülikoolideks, et nooremad inimesed ei tea, mis see oli, et Moskvas oli kunagi rahvaste sõpruse ülikool, kuhu veeti kokku Aafrika riikidest ja igalt poolt Araabia riikidest neid üliõpilasi, kes siis said mingi hariduse, aga suur osa värvati ka KGB agentideks, et kommunismi ja nõukogude mõju edasi kanda. Siis meil on midagi sarnast juhtunud, ainult et meil ei ole neist nagu kasutegurit mitte üks raas. Venelased said vähemalt KGB agente endale, eestlased saavad lihtsalt kraesse selle, et meil ei tunne ennast nii normaalselt, ei Tartus, ei Tallinnas enam.
et Tartu kubiseb lihtsalt ka islami taustaga üliõpilastest ja no ma ei tea, kellele me oma koole teeme, kellele me oma maad ehitame, kellele me oma maa jätame. Tundub, et ikkagi nagu mingil osal elanikkonnast on eestlased nii vastumeelsed ja nad valivad ka peaasi, et see rahvusriik ära kaob, sest see on nende vaenlane. Kes on neile selle mõtte istutanud? Sest just selle nimel me vabanesime kunagi, mitte selle pärast, et siis nad saaksid meid oma maalt välja tõrjuda oma sassis mõistusega valitsusega. Et kui omal ajal oli nii suur sisseränne, see oli 50-ndatel, 70-ndatel ja nüüd on sama suur, et siis tundubki, et ei ole vaja mingit sõdu, lihtsalt tullakse ja asutakse siia elama, mingil hetkel võetakse ka linnavalitsused üle, võetakse vallad üle, no näeme, mis mujal maailmas. Aga näemegi, ja kas siis Inglismaal on sõda olnud, kui nendel on linnapea moslem, nad on vähemusse jäänud oma pealinnas, põlisbritid on juba vähemuses, kui Soome on muutunud afrikaanlikuks, pean silmas Helsingi piirkonda eriti, eks ole, somaallased ja kõik teised, kes on seal kaubanduskeskused üles ujutunud, inimesed, põlisrahvas ei tunne ennast koduselt omal maal ja see on väga halb. See on sellise sotsiaalse stressi allikas, et kellele me seda riiki teeme siis? Kas kõikide maailma seiklejatele või? Ja vaatad ka, kui juba lähed kas või Londonisse, sa näed mingi prügimägi seal on, sa ei tunne enam ära seda ilusat vanad head Londonit. Ja nemad juba vaikselt on ära harjunud. Ebaturvaline on see. Jah, ebaturvaline, aga nad on ära harjunud, et see on räpane juba. Tulevad Eestisse ja imestavad, küll teil on puhas. Vanast oli vastupidi. Meie ise käisime välismaal, vaatasime, küll on ikka korras ja kõik majad on värvitud, aga nüüd tullakse siia Eestisse nii kaua, kui veel saab, et varsti ju meil lähme... Ja tullakse ka jõuluturule, sest siin on turvaline. Räägitakse, et palju sakslasi oli, kes ei tahtnud, et nad oleksid oma jõuluturgudel betoonplokkide taga peidus. Et kõik see maailm kummaliselt muutub, et nagu mingi uupööre on toimunud, et kunagi käisime imetlemas ilusat Lääne-Euroopat ja nüüd tulevad nemad siia. Aga tõsi ta on ja kindlasti me immigratsiooni teemadega jätkame, aga teeme ühe väikse pausi reklaamiks ja siis viimase teema juurde. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et täna räägivad Anti ja Evelin Poolamets rahvuskonservatiivse prisma kaudu asjadest. Ja nüüd ongi viimane teema see, mis juhtus veel uue aasta eelõhtul Tallinnas, kuidas äkki ei olnud vett. Lasnamäe elanikel öeldi, et mingi pump on kinni kuivanud, külmunud. Öeldi, et no 50 aastat ei ole midagi sellist juhtunud. Oli ikka imekspandav, et -10 kraadiga ongi niimoodi, et äkki sul Tallinna suurim linnaosa on veeta. Et tekkis küsimus, et kuidas nii, siis tõmmati kaablid läbi järjekordselt Soome lahel. Soome pidas selle kahtlase laeva kinni, et see näitab, kui haprad me oleme oma kriisikindluses. Ja, et vähe sellest, et mingil hetkel ju öeldi, et anti märk, et pange ka akud võrku, sest korraga olid kõik eestlased otsustanud kõhksoojuspunbad tööle panna, et ka võrgu sagedusel olid probleemid. Ehk siis mulle tundub, et me ei näinudki lisaks sellele nõeljääle seda võib-olla probleemi sügavust, et see võib-olla ei tulnud seekord täielikult välja, et meil ei olnud vett väga suures piirkonnas, et meil ei olnud ka mingil hetkel, võib-olla ka elektrit ei oleks olnud, sest kuigi siin oli ka torm, mõned kohad olidki elektrita, väike tormikene, minust väga suur see tormikene ei olnud ja majapidamised olid ilma elektrita, et see sama ka kaablite, ühenduste, haprus, et tõesti, et me oleme kuidagi väga haavatavaks muutunud. See ongi kummaline, et ühtpidi ma ka riigikaitsekomisjoni liikmena
näen, et tegelikult on hakatud lõpuks ometi jalgu tagumikult välja võtma ja valmistuma. Varude keskused tööle pandud, kes sõlmivad lepinguid kriisikindluse mõttes, tehakse kriisiseadusandlust, eraldatakse raha, need sireenid pannakse kõmama, aga see on alles algus. Ja, ehk siis minna on väga pikk tee juba läbi mõelda need asjad ja siis, kui hakkad vaatama ja süvenema elanikkonnakaitse ja kriisikindluse teemades, siis näed, kui palju vigu ja puudusi on. Aga samal ajal ühes suunas nagu hakatakse arenema, aga energiakindlus läheb kogu aeg halvemaks ja ühel hetkel käib pauk, sest need ebakindluse momendid kogunevad ja kogunevad ja kogunevad, nagu Hispaanias, kus siis hõisates teatati järsku, et meil on nüüd kogu riik taastub energia peal, nädala aja pärast oli kõmaki, võrk oli maas, kuni inimeste hukkumiseni välja läks kriis. Ja öeldi, et põhjuseks oli erakordselt suure vee tarbimise ja erilise Ülemiste järve vett tugevalt jäätavate ilmastikuolude olud, ehk siis minu meelest ei olnud väga jahe, -10 või mis meil oli parasjagu, et kui nüüd, ma ei tea, läheb jahedamaks ja võib-olla see hakkab iga talv juhtuma ja me teame, et suvel on jälle Viimsi poolsaare hädas, siis kõik kastavad muru ja ei jätku ka vett, et siin meil võibki hakata see veeprobleem Tallinnas muutuma üsna tavapäraseks, kui mingit lahendust ei leita. Ma ütlen, et energeetika lammutatakse meil rahuajal ära ja ebakindlus kasvab ja öeldakse, oske aga akusid või siis keerake akud sisse, see on nagu mingisugune hüüatus, mis mul tuli okupatsiooni ajast meelde, kui raadios käis selline jutt, et nüüd on mingisugune see ja see elektri tarbimise režiim, et oleme nagu allakäigu teel, aga samas mõelge nüüd, kui Lasnamäe jääb enne uut aastat ilma veeta, -10 suhteliselt süütus olukorras, siis ma küsin, mis meil kriisi ajal juhtub, et mõelgem nüüd päriselt kriisikindluse peale, et meil on tohutu töö ees, ka varude paigutamise mõttes, et vaadates Ukraina kriisi, siis ju inimestel käib peast läbi, et kuidas me nüüd seal hakkama saame. Mina olen Ukrainas käinud ka nendes pihta saanud linnades, näinud, kuidas esimese asjana saab raketiga pihta kohalik omavalitsus, mis on Varemetes, siis seal kõrval on need nii-öelda turvapunktid, kus inimesed saavad käsi soojendada, tehtud kuskil kõrvale majja, telefoni laadida, et kõik see vajab läbimõtlemist ja selles suunas ka liigutakse, aga ma toon veel ühe näite, et Ukrainas saavad pihta igasugused maapealsed varud. Kui sõjaväel on kuskil ladu maa peal, siis see raketirünnak lendab sinna väga kiiresti, et meil ei ole õieti alustatudki läbimõtlemisega, kuidas oma sõjaväevarud maa alla viia, näiteks kaevanduskäikudesse. Neid on ju Ida-Virus palju, neid on võimalik ikka juurde kaevata, tekitada varusid maa alla, et meil on tõesti pikk tee ees. Võimalik, et ka selline tegevus on ka osa propagandast, et alati ju leitakse põhjus, kui on mingi jama, mis puudutab nii energiat kui ka vett, et probleem on kliimamuutustest, kliima soojeneb, ilmastikud on heitlikud, minu meelest on see kogu aeg olnud, aga nüüd tulla selle jutuga, et me Tallinnas ei saanud vett, kuna oli erakordne ilmastikuolu. Nõeljää oli ühe filtri ees. Ma ei ole kunagi kuulnud, et selline probleem oleks kunagi varem olnud. Ja samamoodi minu meelest ei olnud ka seal Hispaanias mitte kunagi varem sellist olukorda olnud, et korraga kaob elekter ära. Aga kuna pilv tuli ette või pilv tuli korraga eest ära, et väga sellised, ma mõtlengi, et järelikult on ikkagi midagi väga viltu. Ja ma tahaks ka riigikaitsekomisjonis kuulda mõnelt eksperdilt, et kuidas nii, et kõige toredamal uue aasta õhtul tassivad ämbritega vett endale Lasnamäe elanikud, et see lõi kohe nagu pildi selgeks, mis kriisi ajal juhtub, et seal on tohutud paneelmajad, seal päris kriisi ajal näiteks elekter ära kaob, siis ei tööta isegi kanalisatsioon, sest seal on ka elekterpumbad juures, seal ei ole vett, sest pagan teab, mis jälle juhtub elektrivarustusega ja kõigega, et
tohutu teekond ootab ees, seal ei ole varjendeid, seal ei ole mitte midagi. Et kuhu me need inimesed paneme, kui päris kriis on käes, mitte lihtsalt uusaasta õhtu veidi kõrgem vee tarbimine. Jah, või rahvas käis rohkem saunas, et Soomes oli ka ju see probleem, et ja ma toon enda poolt ühe näite ja siis mul on sinule ka küsimus, Evelin, ma toon lihtsalt näite praktilisest asjast, et kriisi korral päris nagu sõjalise või muu kriisi korral, et Eestis on tegelikult palju katlamajasid, kuhu saab vedada pelleteid, hakkepuitu. See on positiivne, et nad on nagu iseseisvad, aga peab ju kõik läbi mõtlema, et sul oleks inimesed olemas, kes kriisi ajal nad kohale viivad, et vähemalt siis maa-asulates kuskil alevikes oleks katlamajad töös, et need mehed ei ole siis näiteks kuskile rindele värvatud, kes peaksid hakkepuitu kohale vedama, sellised asjad kõik tuleb läbi mõelda. Aga Evelin, näiteks tudupood, kas see ei ole ka mitte lugu sellest, et meil rahuajal on kriis, et pensionäridel ei ole võimalik 25 kilomeetri kaugusele poodi minna? Ja ma just mõtlengi, et me oleme ära unustanud selle, et kui oluline on see teatud autonoomia, et me saame ise hakkama, et meil on see mingi teatud piirkond, kus on pood, kus on kaubanduskeskus, ravimid, kus on ka bensiinijaam, et mitte kõik ei peaks koondama linna. Et kui linnas midagi juhtub, kas või see, et vett ei ole, millise tagajärje see endaga kaasa toob ja tõesti sa tõid hea näite tudupoe kohta, mida ähvardas sulgemine, kuna inimesed ei käinud enam poes, ümberringi olid ütleme juba selline, et tööl käivad või keskustes käivad inimesed ei ostnud oma kodupoes kaupa, vaid ostsid kaubanduskeskusest kauba valmis ja juhtus nii, et käive langes ja kaupluse pidaja leidis, et tal ei ole enam mõtet seda poodi üleval pidada, et ta maksab peale. Ja siis sa mõtled, et mis kõik kulud see kaasa toob vallale, kui ta peab hakkama inimestele organiseerima kas seda kaupluse bussi või peab hakkama organiseerima, kuidas inimesi poodi viia, et lihtsam on hoida seda väikest poodi seal asulas alles, võib-olla siis tõesti peab vald natukene peale maksma või investeerima või andma toetusi sellele ettevõtjale, et ta hoiaks seda kauplust seal alles, sest see on ka osa nagu sellest kriisikindlusest. Kujutage ette, kui ongi mingi kriis, kütust ei ole, külm on, kus peaks inimesed eakatel elavad sugulased juba kuskil kaugemal, Tallinnas näiteks toitu saama, et raha on, aga elektrit ei ole ja liikuma ei pääse, siis vähemalt selles asulas on see nii-öelda toiduladu olemas. Täpselt nii, muide siis Tudu on sinu haldusalas, volikogu esimehena pead sa vastutama, et vallas elu käiks ja sellepärast sa tõsiselt muretsete vallajuhtidega, et ja, kuidagi olukorda lahendada. Me saimegi lahenduse, me saime kokkuleppe poepidajaga, et ta jätkab poepidamist, kuigi ta juba oli vahepeal täiesti leidnud, jõudnud otsusele, et müüjad vallandatakse ja pood pannakse kinni ja me leidsime selle lahenduse, et see pood jätkab ja ma mõtlengi nagu selle peale, et kuidas me seda elu maal hoiame niimoodi tükk-tüki kaupa, et kõigepealt sa võitled ka nende väikekoolide eest, et need pered ära ei kooli, et üks asi viib teiseni, see nagu ahelreaktsioon, et kõigepealt kaovad noored töökohad kaovad ära, siis kaovad pered ära, siis jääb koolikohti, ütleme niimoodi enam ei vajata poed ja see piirkond tegelikult muutub ja mõnes mõttes väga haavatavaks, et ka julgeolek. See ongi elanikkonna kaitse, et meil on ka poed ja apteegid olemas ja mitte 40 kilomeetri kaugusel, et praegune poliitika on ikkagi olnud selles suunas, et kõik tsentraliseerida, Tallinna kuldsesse ringi, Tartu kuldsesse ringi, et mis seal Lõuna-Eestis toimub. Seal toimub see, et piiri äärest kolivad viimasedki inimesed ära, sest see sõjahirmuga see süveneb, ehitatakse kaitseliini ja siis nad nagu kolivad veelgi ära. Ma saan aru, et kaitseliini on ka vaja ehitada, aga neid inimesi võiks kuidagi motiveerida seal, investeerida, et nad sinna ikkagi jääksid, et ka elanikke oleks
mitte meil ei tühjeneks 10 kilomeetrite ulatuses piiriala. Ja ma tõin veel ühe näite, mis mulle kõrva jäi, et Saaremaal pandi kinni ainuke pagarikoda, mis koha peal suuremas koguses leiba küpsetas. Kuulge, Saaremaa on ju koht, kuhu me kriisi ajal peame siis nüüd laevadega leiba viima või inimestel ei ole enam oskust nii palju leiba kodus küpsetada. See on ju kriisi küsimus, et üks korralik leivatootmiskoda oleks meie saartel. Ei pääse ligi sinna ju niimoodi. Aga see ei ole ka ju ainult sellest tingitud, et mõtlen ka see poe puhul, et ostjaid on vähe, vaid ikkagi ka sellest, et need kulud on nii suureks läinud, et energiakulu, et tegelikult selle kauba hinna sees või ütleme, peab olema kõik need kulud ju kaetud, kui meil ikkagi elektri hind on 10 korda kõrgem kui USAs näiteks, siis sa mingil hetkel vaatadki, et sa ei saa enam inimestele palka maksta või aga eks kogukond peab ka iseenda kaitsele asuma, sest kui riigivõim teeb valesid otsuseid, siis kogukond peab ise ka midagi tegema, et oma käitumisharjumisi muutma, sest nii lihtne on töö juurest keerata suurde mingisse uudle Lidlisse, kus on hästi suur kaubavalik aga kui inimesel võib-olla hoiab raha ka kokku, kui ta ei osta neid emotsiooni osta nii palju, et ostab oma kodupoest need põhiasjad ära, mida tal vaja on, et aitame siis kodupoodi üleval hoida. Me ikka proovime ise ka nii teha, et ikka sõidame kodupoest läbi. Loomulikult alati ei õnnestu, aga see aitab. Eriti äge on Kulina lihapood, et seal me ikka suvisel ajal püüame olla kuldkliendid. Aga see aitab ka, kui sa oled nagu teadlik, et sa mõtled, et ma lähen ja ostan selle asja kodupoest, et ma ei osta kui Tallinnast või ma ei osta suurest keskusest, vaid ma just püüan ikkagi seda piirkonda toetada sellega, et ma teen need valikud oma kodu lähedal. No ja see on suur teema, mille juurde ma tahan tagasi tulla, et kui palju me ostame Hiina kaupa. Hiina kompartei muigab, läheb üha jõukamaks ja ähvardab kogu läänt, toetab Venemaad. Kas me peame neile oma raha viima? Et isegi siis, kui me odavamat kaupa tahame, võib-olla õnnestub Lõuna-Korea kaupa osta, kui tingimata teisiti ei saa. Aga kõige ägedam on ikka eelistada eestimaist, kellel vähegi võimalik. No aga siin saabki riik appi tulla, mitte lasta odavat Hiina kaupa meie turule. Miks me peaksime, kui me teame ka, et nende toodangute taga on lapstööjõud, orjatööjõud. Vangid. Miks me laseme siis seda odavat rämpsu Eestisse? Ma arvan, et meil oleks palju paremini see majandus ja kaubad ja inimesed ise toodaksid rohkem, kui nad suudaksid nende hindadega võistelda. Ja me saame mujalt ka odavat kaupa, mitte Hiinast, et me miskipärast just nende kommunistide perra jookseme, kes kunstlikult hinda alla löövad, et loomulikult me ei saa lubada, et meil on hinnad nii kõrged, me peame hinnad alla viima, aga see ei pea olema Hiina põhjal. Ja, aga kusjuures need kommunistid teevadki nii, et nad oma odava selle temuga suretavad välja meie need väiksed pudupoed ja siis, kui need on välja surnud, siis hakkavad nad müüma oma kaupa. Ma just vaatasin, mida temu pakub. Tohutus koguses kõik võimalikku Euroopa asjade koopiaid, isegi antiikskulptuure müüdi, et massiliselt järgi tehtud, et me peame läbi mõtlema selle oma kaubanduspoliitika. Aga tore, kallid inimesed, jätkame uuel aastal loodetavasti uue hooga ja olge kuuldel. Ja head uut aastat. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.